Reigo Tamm, millest see tuleb, et paks naine ja kleidis mees on absoluutselt alati koomilised? Paks naine ja kleidis mees? Jah. Siis on koos veel, eks ole, et kui... Siis läheb juba päris hulluks. Ja. No mõned asjad elus on naljakad. Lihtsalt need on kohe eos naljakad ja mingid asjad on kuidagi ka eos kohe hukule määratud, et kui keegi üritab kuskilt sealt nalja pressida, siis ei tule nalja. No. Aga tõesti, sul on õigus. Kui mees on naine või mängib naist, siis on naljakas, aga vastupidi ei ole see minu arust mitte kunagi. Ma ei ole näinud mõnda sellist sketši, kus naine teeks meest väga naljakalt. Igihaljas Itas ta mängis õnne lektorit või õnne professor. Võib-olla Ita Ever on väike erand, sest Ita Ever on teinud ka näiteks, seal on ka sketš, kus ta on taksojuht. Kusjuures ei tunne ära. Nii naljakalt. Sealt ei tunnegi. Põrutame. Just seda ei tunnegi ära, eks ole. Et Ita Everil on tõesti võib-olla õnnestunud mõned meeste rollid ka teha naljakalt, aga üldiselt on see siis erand, mis kinnitab reeglit. Et ühesõnaga me oleme küll, eks ole, intelligentsed ja kehapositiivsed ja riietumistiilid osas vabameelsed ja kõik ja nii edasi. Ja ikka on kleidis mees koomiline, no midagi taha ei ole. See on umbes sama fenomen, et sõltumata seltskonna intelligentsusest see anekdoot, mis tegelikult naerma ajab, on selline lihtsakoeline ropuvõitu ja tegeleb sellise magamistoa teemadega. Jah, aga vaata, et need on asjad, mis on kõigile selged ja need on ju teemad, mis on kõigile tuttavad nii intelligentsele inimesele kui mitte võib-olla nii intelligentsele inimesele ja lõpuks tahad sa ju ikkagi lõõgastust. Ma arvan, et ka intelligentne inimene ei suuda kogu aeg väga intellektuaalset vestlust pidada või tahaks rääkida või kuulata ka lihtsaid asju või lihtsatel teemadel. Nii et eks need naljad on kuidagi, ma ise mõtlen ka oma nii-öelda esinemiste peale, et kuidagi mingid naljad kujunevad välja, et kui ta on ikkagi hea maitsekas nali, siis ta töötab ükskõik millises seltskonnas. Et ma olen ju oma siis professioonist lähtuvalt esinenud väga laiale publikule. Ma olen käinud erinevatel firmapidudel, juubelitel ja ma näen sellist Eesti siis inimeste siis läbilõiget. Ja ei ole niisugust asja, ma pole täheldanud, et minu naljadest mingisugused naljad lähevad ühele seltskonnale ja mingisugused naljad lähevad teisele seltskonnale. Et mul on täna siin selline publik, et ma neid nalju ei tee. Ma komplekteerin, ma teen nüüd siia niisugused naljad ja siia teen niisugused teistsugused naljad. No ütleks universaalne nali. No ma räägin väga palju teatri nalju, eks ole, et mis on teatris juhtunud. Ja, lava taga nii. Lava taga niisugused, väga tihti küsitakse, et räägi Reigo mingi naljakas lugu, mis sinuga teatris on juhtunud. Ja mul endal on muidugi vähe neid juhtunud, aga ma olen kuulnud, mida Voldemar Kuuslap on rääkinud, ma olen nii-öelda vanakooli meestelt küsinud, et mis põnevat on juhtunud ja kui sa neid kuuled, sa saad ju kohe aru, kas see nali töötab või ta ei tööta ja kui sa õpid ta ilusti selgeks endale ja edastad seda või esitad seda siis nii-öelda oma esinemistel, siis mis ma tahtsingi öelda, et hea nali töötab alati, vahet ei ole, mis nii-öelda seltskonnas sa oled. Nii et mina räägin teatri nalju ja ühesõnaga minule meeldib rääkida nii-öelda neid teatri teemasid ja arutada teatri ümber olevast. No kingi meil oleks universaalne nali praegu. No natuke lühemalt, kui Voldemar Kuuslap seda esitaks. Ei no ongi, et Kuuslapil on neid nalju nii palju ju ja ta räägib ise neid nii mahlakalt, et ma olengi täheldanud seda, et väga keskpärase nalja võib rääkida väga heaks. Et küsimus ei olegi mõnikord nagu naljas. Ei on, mõni Baskini anekdoot või Baskini nali. Loed seda, ei ole naljakas. Okei, keskpärane nali. Aga kui sa vaatad, kuidas Baskin seda räägib või kuidas Sulev Nõmmik rääkis nalju, siis see kuidas esitatakse, see ajab naerma. Näiteks Marko Matvere räägib suurepäraselt anekdoote, aga kui ma ise üritan neid esitada kusagil, mõnikord, Marko on rääkinud, ma olen kirjutanud üles endale, et hea, et kuskil seltskonnas uus anekdoot räägin ära
no ei ole enam nii naljakas. Ühesõnaga, sa ei allu provokatsioonile, sa ei kingi meile ühte head nalja. Ma võin rääkida ma võin rääkida ühe teatrinalja, mis mulle on meelde jäänud, et no, teatris oli üks nii-öelda nipsakas primadonna, töötas ja väga tihti tema elas ennast teiste peal välja, eks ole. No niimoodi. No muidu ta oleks primadonna. No just. See on ta töölepingu sees. Tulen tööle primadonna. Ta on primadonna, ta peab olema nipsakas ja niisugune tähtis, eks ole. Ja väga tihti elas ta ennast välja just lavatööliste peal. Ja ühel hetkel lavatöölised nii-öelda siis maksid talle kätte või no tegid talle väikse ninanipsu. Ja siis oli Tosca etendus. Puccini, kui ma ei eksi. Puccini Tosca. Primadonna mängis seda suurt peaosatäitjat Toscat ja ühel hetkel siis pidi hüppama kalju pealt alla. No ja tavaliselt olid lavatöölised sinna pannud madratsi. No jah, nii julmalt nad nüüd ei olnud, et nad sinna midagi ei pannud. Nad panid sinna trampliini. No ja siis see Tosca lendas sealt 3-4 korda üles alla surnuks. Nii et noh, see nali, kui seda niimoodi õigel hetkel, õiges kohas rääkida, võib-olla natuke pikema sissejuhatusega, see nali töötab. Ja samamoodi näiteks siin on hea jätkond, et ühel etendusel siis bariton pidi hüppama kalju pealt järve ennast surnuks. Ja tavaliselt olid lavamehed sinna pannud madratsi, eks ole. Aga seekord nad unustasid madratsi panna ja bariton hüppas, käis niisugune järv on jääs. Laks ja siis oli bariton hüüab, kurat, järv on jääs. Et noh, neid teatrinalju, neid võib lõputult rääkida, praegu piirdume 2, aga neid nalju on ja mind need ajavad sellepärast naerma loomulikult, et ma ju ise olen selles maailmas sees. Ja kui ma käin esinemas, siis noh, mul oleks imelik rääkida mingeid, või mitte imelik, aga noh, kuidagi see on nii õige, et nii-öelda rusika silmaauku, et ma räägin just teatrinalju. Ja nagu ma ütlesingi, et eriti peab lihvima seda, kuidas neid nalju rääkida. Millisel hetkel neid pause teha, millist sõna rõhutada. Ja noh, mina ei tunne, et ma olen rääkimise meister. Nii et tõesti ühe keskpärase nalja võib rääkija rääkida väga heaks ja vastupidi, ühe väga hea nalja võib inimene lihtsalt viletsasti rääkides niisuguseks täiesti suvaliseks naljaks teha. Pillab pointi maha lihtsalt. Pillab pointi maha ja ta ei tee seda rõhuasetust ja siis lähebki maha. Nii et alati on nalja puhul mitte oluline ainult see, kui hea ta nagu paberil on või kui hea ta nagu eos juba on see nali, vaid just see esitamise viis. Ma olen kuulnud lugu, kuidas nii-öelda Mr. Beani esimesed sellised sketšid, eks ole. Et saatis siis, tuleb siis, eks ole, telemajja, eks ole, tuleb siis stsenaarium. Mr. Bean kõnnib tänaval ja siis peaaegu kõnnib vastu posti. Ja siis seal siis nagu kes lugesid otseselt, siis tuleb mingi naljakas repliik või ei vaatab seda posti. Kus siin see nali siis nüüd on? Nojah, aga siis palun väga, eks ole, see, kuidas Mr. Bean juba kõnnib tänaval, see, kuidas ta siis, eks ole, peaaegu, eks oleks põranud vastu posti, siis millise pilguga ta seda posti vaatab. Seal pole sõnu vajagi, see ongi lihtsalt naljakas. No täpselt nagu oli, kas see Londoni olümpiamängude avamisel, kui Mr. Bean lihtsalt vajutas ühte. Ja tühja ta ise veel vajutas seal. Ja ise arvatavasti ei vajutadki seda, aga lihtsalt vajutab seda ühte klahvi seal. No ja juba on naljakas, eks ole. Siis vaatab kella, pööritab silmi. Siis on tal vaja täpselt, eks ole, võtta seda taskurätikut, seda pühkida, kõik need asjad, mis hakkavad siis juhtuma ja kui mina seda teeksin või ütleme, keegi teine seda teeks, see ei olekski naljakas. See oleks võib-olla isegi nagu, mis asi, aga Mr. Bean, see tema natuur on juba nii naljakas. Vaata, kindlasti oled täheldanud mõne, kas teatrilaval või ka filmides, et mõni inimene tuleb lavale, ta on juba naljakas. Ta ei peagi nagu mitte midagi tegema. Lihtsalt inimene seisab laval ja juba ma naeran. Aga mõni inimene peab nii palju tõmbama ja pingutama ja siis võib-olla natukene on naljakas, aga kipub ikkagi nii minema, et mida rohkem sa pingutad nalja teha, seda vähem see naljakas on. Minul on, ma ütlen, ma olen igaspidistes olukordades olnud, aga ma pean alati tuletan endale meelde, et Reigo, kui sa nalja tegemiseks pead liiga palju pingutama, siis on juba midagi valesti. Et nali peab sündima kergelt, selliselt elegantselt,
lihtsalt see peab välja tunduma selline, noh, tuli, noh, niimoodi hopsti, aga kui ta tuleb niimoodi nagu mingutades, siis ta on teistmoodi naljakas, siis ongi naljakas see, kuidas inimene ilgelt pressib ja arvab, et ta on naljakas, aga tegelikult ei ole. No see on umbes nagu operett, selle kohta vist ütles su kolleeg Endel Pärn, et kui operett algab ja eks ole eesriie lahti läheb, siis peab olema publikus tunda šampanja lõhna. Just. See peab olema ja kui seda šampanja lõhna ei ole või hakatakse seda punnitama kuidagi, noh siis ongi juba midagi valesti. Aga muidugi siin on see oht ja vist paljud näitlejad seda kardavad, et kui sa nagu teed väga palju, vähemalt karjääri alguses, eks ole, mingi aeg teed koomilisi rolle, siis sind ühel hetkel, eks ole, sind hakataksegi, no see on see, et mida rohkem vajab lund, seda rohkem vajab lund, eks ole, siis sind üha rohkem hakatakse nende osade peale kutsuma ja teiseks siis tekib ka publikule mingi ootus, et ma olen ise näinud pealt, kuidas ma arvan, selle draamatüki nimi oli Mesimees, mis on tõsine draamatükk, Vanemuine mängis seda äkki sinu ajalgi veel ja minu meelest sinu ajal tegi seda juba Ott Sepp oli seal peaosas, enne seda oli minu meelest Jan Uuspõld seda sama tükki tegi ja siis oli ka, et noh, niisugune et Uuspõld tuleb esimesel korral, eks ole, lavale, Kahin käib saalist läbi, et noh, nüüd hakkab kohe hüsteeriliselt nalja sama, aga ei ole see tükk. No, ja lõpuni ei saagi nalja, et see ongi draamatükk, noh, midagi teha ei ole. Ja siis võis olla ka publikul väga suur pettumus, eks ole. No need, kes tulid sinna vaatama Uuspõldu, eks ole, nüüd hakkab nagu koheselt, eks ole. Ja see on lõputu teema ja see on selline nii mitme otsaga, et seda ei suudagi nagu kuidagi kokku võtta, et ma olen ka üritanud noh, ikka mõelda sellele või arutada, et mis on see õige tee, et noh, et ühest küljest noh, ooperilauljalt võiks ju eeldada, et ta on selline akadeemiline sirgselgne, selline kuidagi välja peetud, niisugune nagu valgetes kinnastes frakis ja esindab sellist klassikalist muusikat, mis ongi juba eos selline väga tõsine ja tõsiselt võetav ja kuidagi võib-olla noh, ei olegi kõigile mõistetav, eks ole. Ja ei peagi olema, et kõik kultuuri ja meelelahutust peab olema nagu kõikidele ühiskonnakihtidele ja ooper siis esindab niisugust võib-olla nagu niisugust kangemat kraami. No ikka elitaarsemat, jah. Et siis järelikult selle tegijad peaksid ka kuidagi võib-olla nagu kandma neid väärtuseid igapäevaselt ja kuidagi siis olema sellele vastavad, sellele repertuaarile, mida nad esitavad. Sina ei tunne hommikul, et silmad lahti, et ma nüüd hästi elitaarselt tõusen ja liigun maestrovaatselt. Ei, aga siin ei ole õiget vastust, et minu arvates tähendab selles mõttes, et nüüd on inimesi, kes ütlevad just, Reigo, nii ongi. Et täpselt nii sa ütlesidki, et nii peakski olema. Sa ärkad juba frakis? Jah, et sa peadki olema või vähemalt, kui sul ei ole seda frakki, siis vähemalt on sul see selline seljahoid, eks ole. Ja vastus ongi jah, Reigo, nii ongi. Aga mina ise vaata mitte, et ma nüüd väga labane tahaksin kogu aeg olla või kuidagi nii-öelda vääritu, aga et ma nagu arvan, et kui me teenime publiku huve ja teenime oma siis nagu publikut, siis selle juures tuleb ikkagi publikuga ka kontakti hoida või mitte publikust väga kaugele ja noh, nagu jääda või kuidagi nagu ikkagi olla kontaktis publikuga ja mis võiks olla parim kontakt publikuga kui huumor. Läbi nalja on võimalik inimesteni, ma arvan, palju kiiremini jõuda ja kuna ma ise väga austan head nalja ja huumorit ja tahan nii-öelda nalja teha ja tahan ka nii-öelda nalja ja huumorit elus näha, siis see ei ole minu jaoks nii-öelda võõras maailm, et ma nii-öelda olen ise pigem nii-öelda nalja lempeline ja siis ma ka seda nalja otsin ja teen ja kui mult huumor nüüd ära võtta ja võtta ära see selline koomiline pool ja ma peaks kogu aeg kuidagi nagu väga akadeemiline olema avalikkuse ees, siis ma tunneks, et see ei ole ju mina. Ma ei oleks siis ma ju teeskleksin ja kui ma hakkan nüüd teesklema ja maskides käima, siis ma ju kaugenen publikust või siis ma ei ole mina. Et minu arust, kui siin ka istume, eks ole, et mida ausamalt ma räägin. Sa oled praegu siin sina ise? Ma üritan olla, või tähendab selles mõttes ma üritan endale mitte võtta mingit maski, on ju. Et ma üritan olla mina ise, mis tähendab seda, et siis ma saan sinuga või sina saad minuga palju kiirema kontakti, kui ma räägin inimesega ausalt
ja ei teeskle või kuidagi ei valeta ennast halvemaks või paremaks. Kaunis akadeemiline kuiva meil. No jälle hakkab peale, eks ole. No näed, siis kui teed nalja, sa ära tee nalja kogu aeg. Sa kogu aeg teed nalja, Reigo. Ära tee nalja, räägi ausalt. Ja siis, kui ma hakkan ausalt rääkima, Reigo, aga tee nalja. Miks sa nii tõsiselt? Ma teen sulle kõigepealt komplimendi. Sulatame jää. Üks asi, mis sulle kindlasti, kõikidele näitlejatele, aga mulle tundub, et võib-olla just ooperilauljatele eriti veel kasuks tuleb, on diktsioon. Tervita palun ka oma kolleege näosaates, kui te esitasite Eesti selle aastas või eelmise aasta eurolaulu. Ma sain esimest korda kuulates. Ma sain sõnadest aru ja teiseks, eks ole, seal on see mingi jube keeruline koht, kus nagu üks nagu tegusõna vahelt ära ja kus ta ühesõnaga, et ma ei tea vahet vitamiinil ja spiidil, eks ole vist. Sa pead selle nagu häälega välja mängima. Et ma ei mäleta küll, kelle repliik see oli, aga ühesõnaga ka see oli arusaadav. Aga tõepoolest ma kuulasin nagu suu ammuli, et ma saan igast sõnast aru. Diktsioon on teatres oluline ja kahtlemata ja eks ooperis ongi ta veel eriti oluline, sest et laulmise ja vokaalide nii-öelda välja maalimisel võivad sõnad ära kaduda. Et selle diktsiooni ja kui lähevad kõrged noodid tekivad või tulevad kõrged noodid, siis eriti kõrgeid noote lauldes on seda diktsiooni väga raske hoida. Nii et see on selline igapäevane töö. Minule andis kahtlemata tugeva sellise põhja just nii-öelda kõnetehnikas ikkagi see 1 aasta lavakunstikoolis, kus ma sain õppida ikkagi meistrite käe all, et kõne siis, et kuidas meil oli siis kõnetehnikat andis meile siis no nii, nüüd läbi. Oota, nüüd just kokku praegu. Iga sekund, mis nüüd seda nime otsid. Tõnu Tepandi. No tuli ära. Ma praegult. Tõnu Tepandi andis kõnetehnikat ja lavakõne andis Andres Ots. Nii, et need olid minu õpetajad lavakunstikoolis legendaarsed ja meisterlikud, nii et see aasta, ja ka me ainult nendes 2 tunnis ei tegelenud sellega, vaid ka ju kõikides muudes tundides oli ka kõnetehnika ja diktsioon oluline, ka siis selles näitleja meisterlikkuse tunnis. Ja kooli ajal ma tegelesin kooliraadioga. Ma olin täitsa kooliraadios töötasin ja siis tegin veel isegi mõned suved nii Kuma raadios siis Paides kui Viru raadios Rakveres, et nii, et ma olen ka raadiotööga natuke kokku puutunud, nii et eks seda ja igasugused luulekonkursid ja et eks seda nii-öelda kõnetehnikat sai nii-öelda teadmatult või kuidagi niimoodi enne selle teadvustamata kuidagi juba ammu hakatud lihvima, nii et aitäh komplimendi eest, aga mis puudutab selle nalja tegemise koha pealt, ma tahtsin veel seda öelda, et mis ma olen ka kuidagi täheldanud, et huvitav on see, et mõnikord need naljamehed, siis nimetame neid siis nii, ma just lugesin siin hiljuti millegi pärast uuesti ühte vana artiklit, mis rääkis nii-öelda Sulev Nõmmiku või Ervin Aabeli või Dan Põldroosi või nii-öelda meie selle aja siin naljameeste saatustest ja elust. Ja nii nende puhul, kui ka on ju neid näited ka teisi, nii Eestis kui väljaspool, ja teades ka enda elu, siis ega need naljamehed võib-olla oma elus, päris elus, on võib-olla kõige suuremad traagikud või et nende enda elu võib-olla on väga traagiline ja täis võib-olla pisaraid ja pettumust ja kibestumist, aga lava peal tunduvad nad jube säravad ja naljakad. No Nõmmik tahtis ju olla tegelikult tõsiselt võetav ooperilavastaja, kui ma olen õigesti aru saanud. Absoluutselt. Ja ma arvan, et ta olekski teinud ka väga häid ooperid. Lihtsalt talle pandi see sama, mis sa ütlesid. Talle pandi nii-öelda selle rahva poolt mingisugune asi külge ja sellest ta enam siis nagu välja ei saanud. Ja see ongi see sama mitme otsaga nüüd asi, et ühest küljest kõik näitlejad tahavad olla rahva poolt armastatud, teatud tuntud või nad tahavad oma publikuga ju olla kontaktis ja teha oma tööd hästi. Ja olgem ausad, aplaus on ikka maitsev küll. Absoluutselt.
ja kui sa saad siis nüüd selle Kärna Ärni rolli endale või kiire rolli või mis iganes siis rolli kuskil telesaates, Viglas show's või kus iganes saadi neid, siis sa saadki ju lõpuks selle teatava nagu tuntuse, selle nii-öelda publiku siis tähelepanu ja kõik selle. Ehk siis justkui nagu on kõik nagu õige, eks ole. Aga teisest küljest nüüd teine pool on see, et aga ma ei taha jääda ainult sellesse ühte rolli, ma ei taha jääda ainult ühte, noh, et nüüd näiteks ka sellest näosaatest, et ma nüüd olengi nagu lõputult nüüd see bailando, eks ole, et noh, et helistatakse tihtilugu, küsitakse, et Reigo, et kas te saate tulla tegema, esinema, ma ütlen väga tore, et ma tulen, ma võtan Juhan Randvere kaasa ja laul, ei, seda ooperis ei olegi vaja, lihtsalt üks bailando tulge tehke. Et no aga see on ju kerge raha, ei mingi probleemi, tonn mulle, tonn Randverele. No. Ei no Randveret kui bailando puhul polegi vaja, sest et see tuleb follow peatse lugu. Ma võtan mõlemad tonnid endale, aga lihtsalt, et see on väga tore, et see bailando inimestele meeldib ja see läks südamesse ja see teeb nalja ja see ongi naljakas. No on jah, on. Aga ma ei ole ainult bailando, et ma tahaks nagu teisi asju ka teha. Et no võt nüüd ongi, et kuidas niimoodi laveerida, et mitte kedagi solvata ja kuidas ja mitte kuidagi nagu välistada seda bailando tegemist või Kärna Ärni tegemist siis või et me kõik jah, me teeme neid asju, me tahamegi neid rolle teha, eriti neid rolle siis, mis on siis kuulsaks saanud või mis inimestele korda lähevad, aga et ärge nähke meid ainult selles rollis, vaid et meil on ikkagi neid tahke ja rolle veel, et seesama näide, et tahtis olla tõsiselt võetav, Sulev Nõmmik tahtis olla tõsiselt võetav ooperilaulja või lavastaja, ooperilavastaja ja Jan on teinud ka tõsiseid rolle ja Dan tahtis teha tõsiseid rolle, eks ole. Ja kõik need naljamehi me võime siin lõputult nimetada, nad kõik tahavad teha tõsiseid rolle. Ega mina tahan, ma ei oska nüüd öelda, mina ka kunagi mäletan, et lapsena ma käisin vaatamas Endla teatris siis seda Gösta Berlingi saagat ja Aare Laanemets tuli lavale Toots ei seda ka, ma räägin, et mul tuli meelde, et ma käisin lapsepõlves vaatamas siis Kauko Jumalat, mis oli suurepärane lavastus Endla teatris ja seda mängisid väga legendaarsed näitlejad ja Indrek Taalma mängis, kui ma õigesti mäletan, mängis siis seda Mogri Märti, seda isa. Siis ma mõtlesin ka, et kui ma saan suureks ja vanaks meheks, olen ka näitleja, siis ma tahaks ka mängida Mogri Märti. Ma ei vaadanud, et tahaks mängida mõnda, kui ma käisin lapsena vaatamas, et ma ei vaadanud, et tahaks mängida neid naljakaid rolle. Ma ikka mõtlesin ka, et tahaks ikka niisuguseid isa rolle mängida ja sellised väärikaid mehi. Kuule, väärikas mees, müü mulle praegu ooper maha. Ma olen ooperis käinud. Ma eelistan võtta sinna koha, nii et ma näen orkestrit, et kui mul igav hakkab, siis ma vaatan orkestrit on alati jube huvitav vaadata. Aga müü mulle ta maha selle poolest, et kui ma ei tea seda laulja tehnilist tööd, kui ma ei saa aru, mida tähendab, eks ole, sinu jaoks mingite nende kõrgete nootide, eks ole, mille peale rahvas hakkab plaksutama, eks ole, tore oli kuulata, ma ei tea, eks ole, mis pingutus see sinult nõuab, et nüüd sündis, eks ole, kõrgushüppe maailmarekord, ma sellest aru ei saa, eks ole. Kui mu itaalia keel on, nagu ta on, eks ole, et ma pean tõenäoliselt enne selle manuaali läbi lugema, et millest meil siin kõik jutt tuleb, kui ma ei tea seda, eks ole, mis seal kõik saama hakkab. Ja olgem ausad, eks seal teinekord ju see muusika tikub ka, on selliseid igavaid laule ka, eks ole, ja siis sa ootad, millal, ooper, eks ole, ei lõpe enne, kui paks naine on laulnud ja ootad, et millal ta nüüd tuleb. Et õpeta mind, kuidas ma peaks nagu ennast sellesse maailma sisse elama, ses mõttes, et kui ma ei ole käinud veinikoolitusel ja ma ei tunne sealt veinist 50 järelmaitset, eks ole, siis ma suhtungi sellesse maitseb, ei maitse. Keeruliseks läheb. Ja, aga võt, see ongi keeruline, kui sa võtad kohe 50 veini ette, eks ole. 50 järelmaitset. 50 järelmaitset või ütleme erineva, et see
no see nüüd on pikk jutt. Aga võta minutiga. Võtame nüüd, ühesõnaga mina olen arvamusel, et muusikateatriga kohtumine ja tutvumine peab hakkama varajas nooruses. Ehk siis see peab olema selline astmeline samm-sammult tutvumine. Et kui sa oled laps, siis tuleks käia, seda muidugi ei saa laps ise otsustada, aga lapse vanem peaks viima lapsi siis nii-öelda vaatama nii-öelda laste etendusi, muusika etendusi. Meil on näiteks selleks Naksitrallide ooper. Kus sina mängid Kingpool või laulad Kingpoole osa? Naksides on Kingpool, jah, just. Ja selle juurde me veel tuleme, kui meil vähegi aega. Siis on jääb. Buratino, seal me mängin Perraud, et tulla vaatama sellised laste etendusi muusikateatris. Loomulikult, siis on ju võimalik vaadata ka ballette, eks ole. Pähklipure, ütleme, mis on mänguline, lihtne vaatamine. Et ega ausalt öeldes, kui sa oled nüüd 40-50 aastane mees ja tahad hakata ooperi ja klassikamuusika tutvuda, ega see ei olegi lihtne. Kui sa eelnevalt ei ole käinud vaatamas, aga isegi siis, kui sa nüüd ikkagi oled kindlal veendumusel, et sa tahaksid sellega tutvuda, isegi siis, need laste asjad võib-olla võid vahele jätta, aga kui sul on lapsi või lapselapsi, siis ikkagi julgelt võiks tulla vaatama lastetükke. Siis on muusikale. Ma olen suur muusikali fänn. Absoluutselt. Siis tuled vaatama operette. Operetti fänn ma ei ole. No anna mõnele heale operetile võimalus. Ma olen andnud. Selge. Nad on selle võimaluse maha pidanud. Okay. Ja siis ooperid on ju ka erinevaid. Lihtsamaid oopereid, võib-olla mida on lihtsam jälgida, mille helikeen on natuke lihtsam. Tuled vaatama nii-öelda sellised lihtsamaid oopereid, siis juba nii-öelda raskemaid, tummisemaid selliseid asju. No ja siis viimane, siis klassikalise muusika ja ooperi maailma siis nii-öelda liiga on siis tõesti Mahleri nii-öelda sümfooniateosed või siis Wagneri ooperid, eks ole. Ehk siis minu jutu point on see, et kui sa oled nii-öelda keskeas mees ja tuled kohe kuulama Mahleri sümfooniaorkestri kontserdeid või Wagneri mingisugust neljavaatuselist ooperit, siis suure tõenäosusega sa tõesti ehmud ja ei tule enam kunagi. Sest see on lihtsalt see doos on niivõrd suur, et sul peab olema ennem nii-öelda krunt all, põhi peab olema all, sa ei saa kohe nii kanget kraami. See ei ole nii, et lähen jõusaali, eks ole, panen palju siia kangile peale mahuvad, pange siia 200, siia 200. Jah, et see peab käima nagu astmeliselt, sest sa pead kihiliselt aru saama, mida ooperis on üldse võimalik publikul või mida on huvitav vaadata. Sa märkisid väga hästi ära, et orkestrit, kui mul on olnud igav, ma olen vaadanud orkestrit, alati on põnev. Just, aga seal on neid kihte ju veel. Huvitav on ka vaadata dirigenti, eks ole. Siis on huvitav vaadata ka koori, siis on huvitav vaadata tantsijad, siis on huvitav vaadata lauljaid, siis on siis on see kiht, eks ole, mida nad räägivad. Kui see on itaalia keeles ja sa ei mõista seda keelt, mis on ka loogiline, selles mõttes igati aru saadav, siis on ju subtiitrid, mida on võimalik siis, siis on need lood, muusika, mida sa kuulad ja on lugusid, mis on ju tuttavad, mida sa oled kuulnud, mida sa ei ole kuulnud, siis on huvitav leida mingid kilded. Ahaa, et näed, selle tuttava loo mingisugune väikene fragment oli siin täiesti tundmatus loos ju korra sees. Et neid kihte, mida inimene saab vaadata, on palju ja lõppkokkuvõttes. Mina olen hästi aus teatrivaataja. Ma ei otsi sealt kunagi, ma ei lähe teda vaatama sellise tehnilise pilguga, vaid mulle meeldib vaadata ikkagi filme, teatrietendusi, kõik nii-öelda selles mõttes selliseid asju, ikkagi, et kas ma saan elamuse, kas mulle story jõuab kohale, kas ma saan aru, mida selles loos jutustatakse ja minu arvates ei tohiks seda ka sina vaatajana ära unustada, et sa ikkagi see lugu peaks olema nii hästi lavastatud, et see nii-öelda žüžee haarab sind enim. Ehk siis see, et see sealt läks või põgenes sealt või need armastavad ja need ei armasta ja see keelas ära ja see tappis ära. Et see lugu peaks olema kaasa haarav. Ja see muusika seal juures siis nii-öelda sama väärt huvitav ka, eks ole. Aga ooperi ei ole niimoodi, et ooperi etendus ei ole mingi kontsert.
selliste lavastuslike elementidega, vaid ta peaks olema ikkagi hea ooper, hea hästi lavastatud ooper, peaks olema sama põnev kui üks hea draamalavastus, kui mitte põnevam ja huvitavam, sest et seal on ju veel muusika. Ja me võiksime siin teatrist rääkima jäädagi, aga räägime natukene sellest, kuidas sellel üsna segasel ja hullul ajal, ütleme otsa välja hullul ajal, meelemõistuse juurde jääda. Sa ütlesid, et õigemini sa nüüd jah, ei öelnud seda otseselt välja, aga ma sain aru, et väga oluline osa sellest, kuidas sa maailma vaatad ja kuidas sa ka publikuga suhtled, vähemalt siis nendel keikadel, on see, et sul on päris okei eneseiroonia. See päästab päris palju. Ja, absoluutselt. Ei, ennast ei saa liiga tõsiselt võtta, et seda on ka Andrus Vaarik öelnud, ka nii-öelda tuntud naljamees ja kõige paremas mõttes on ju naljamees. Et ennast ei tohi liiga tõsiselt võtta ja ma kohe näen kõrvalt, et kui mingis situatsioonis, no ja tavaliselt on see mingisuguses närvilises või kuidagi pingelises hetkes, ma muutun kuidagi liiga tõsiseks või hakkan ise ennast väga tõsiselt võtma, siis see tundub lihtsalt nii-öelda naeruväärne. Selles mõttes totter. Eile rääkisime Merkaga, Merle Jäägeriga. Merle ütles, et kuule, aga kus sa praegu nalja võtad? Ja ma ütlesin talle täpselt seda sama tead, ma avan ükskõik millise uudiste portaali ja sealt hakkab järsku seda huumorit tulema ja selle huumori kese on just nimelt see, et kas keegi inimene või amet või ametnikkond või keegi poliitik on ennast võtnud jube tõsiselt. Ma tahaks näha selle koosoleku protokolli, kus otsustati, et Rüütelkonna hoone nimeks saab Eesti esindushoone. No see on, ma arvan, selle võiks homme ära lavastada. Ei, liiga, jaa, absoluutselt. Ja mõni nali näiteks, kui me räägime ajakirjandusest, mõni nali on kuidagi niimoodi tundub, et see on lihtsalt, et mõni nali on juba ette teada. Tähendab, kui ta taha ühtegi näidet tuua, sest me taha üldse ei taha kedagi solvata, aga kui keegi liiga palju hakkab rääkima millestki, mis iganes siis, ma ei tea, asjast, mis tal on plaanis või midagi, ühesõnaga läheb, liiga nagu seda on liiga palju, siis tavaliselt elu pakub ühe iroonia sinna või mingisuguse püändi, et ikkagi päris nii ei lähe, nagu sa planeerisid. Et inimene teeb plaane, jumal naerab. Me võime seda nii võtta, aga lihtsalt, et tihti lugu, kui inimene väga enesekindlalt midagi väidab, kas oma tulevikuplaanide kohta või eesmärkide kohta ja siis tavaliselt elu pakub sinna iroonia või mingisuguse sellise nalja. Et mina üritan jah, mitte tõesti mitte ise ennast ainult tõsiselt võtta, vaid et ma selles mõttes, et ma ei tohi ise ennast liiga tõsiselt võtta, aga üldse neid elusituatsioone ei tohi, ei maksa. Ei ole mõtet liiga tõsiselt võtta, sest elu pakub alati mingisuguseid keerdkäike, irooniat või selliseid vimkasid. Ja kui sa need elus näed, neid kohti, kus on toimunud jälle mingisugune selline, nagu kui sa otsid elus irooniat ja sa näed seda, siis kuidagi ongi väga naljakas. Ja siis sa saad aru, et nii-öelda elu või saatus või loodus või jumal või ma ei tea, ma ei oska seda kuidagi niimoodi sõnastada, et ta nagu siis järelikult on sekkunud. Ta nagu tegeleb sinuga. Nimetame seda karmainkasso. Ja mingi karmaga, jah, just. Karmainkasso tuleb ja esitab selle nõude kiiremini, kui sa oleks osanud arvata. Mult on aeg-ajalt küsitud, et ma olen ka, mis on jumal, ma ei tea, 30 aastat töötanud, eks ole, ajakirjanikuna. Et kuulet, et te ikka mõtlete neid lugusid välja. Siis ma olen öelnud, et ava ükskõik milline uudiste-portaal ja sa saad ise ka aru, et neid lugusid ei saa välja mõelda. Inimfantaasia ei mõtleks, tal tekiks tunne, et see ei ole võimalik. Aga palun väga, loed seda uudist, eks ole, päris inimene ongi tulnud ja ta on päriselt niimoodi öelnud.
veel üks meeletu huumoriallikas on poliitika, eks ole. Sina oled oma lühikese ja kirju elu jooksul pool sellest elust olnud vallavolikogu liige peaaegu. Noh, see ainult nalja saabki. See on põhinalja koht. Mina ammutan sealt tohutult palju inspiratsiooni teatriluks. Sealjuures, eks ole, sa oled olnud veel ka volikogu esimees. Volikogu esimees, see tähendab... Juba väga naljakas, eks ole. Esiteks juba see nimi on naljakas. Ooperilaulja on olnud volikogu esimees. See juba väga naljakas. Nii, aga no räägi mulle, mis see naljakat on? Esiteks on see keerulises juriidilises keeles dokumendid. Ma ükskord üritasin lugeda valla talvist lumekoristust reguleerivat, mis iganes määrust. No nagu esimest korda oleks Eestis, no ükski sõna ei tulnud tuttav ette. Siis on see lakkamatud mured, seal ongi päris inimesed oma päris muredega. Nende mure on suur, sa ei saa mitte midagi teha. Tegelikult sa ei saa mitte midagi teha. See on üks hirmus vaev ja äng, kõigil on raha vaja, raha sai otsa juba 2 vallavalitsust tagasi. Ja, et naljakas ei ole jah, mitte selles mõttes, minu mõte ei olnud selles, et tohutu naljakas või ammutan inspiratsiooni selles mõttes, et nende teemade üle, et sisuliselt on need teemad tõsised ja sisuliselt ongi see täiesti naljavaene. Et selles mõttes need otsused või elu, mis kohalikul tasandil toimub ja mis sa peab tegema, see ei ole naljakas, aga see, kuidas seda tehakse või kuidas poliitikud või poliitikat tehakse, see on naljakas, sest et see ühel hetkel sa oled ju ise selle sama nalja või selle klaunaadi ju osa ja kui sa seal selle sees oled, ega sa muutud ise ka klouniks, siis kust poolt vaadata on ju. Et minu jaoks on need volikogu istungid on sellised huumorikohad ja eks ma ise olen seal ka üks suur kloun kohati, aga nalja teete seal inimeste elu peaksid, eks ole, seal paremaks tegema teie seal hihihi ahaga, ma olen Orava, sa oled EKRE, teeme siin šallalaad. Aga see ongi, kui sa seal hundikarjast tahad ellu jääda, sa pead ulguma samamoodi, et ega seal kuidagi enese muutmisega nagu väga palju ei muuda, sest me ei muuda inimesi, oma olemuselt me inimesi ei muuda, inimesed on nagu nad on ja eks seda konflikti on kahjuks poliitikasse palju sisse kirjutatud ja seal, kus on rahad või kus on mingisugune kohtade jagamine, seal on konflikt ja kui on konflikt, siis asjad kipuvad käest ära minna. Tahaks muidugi väga, et suudaks konflikte lahendada väärikalt ja vaidlustes kuidagi kuidagi väärikalt vastata rünnakutele, aga eks nad kipuvad ikkagi pigem käest ära minema. Vallavolikogu tasandil on ka siis tõepoolest ongi sellised rünnakud, et sa oled teisest parteist, meie oleme teisest parteist, ikka paneme partei liini pidi pasunasse. Absoluutselt, üks asi on see, mis toimub volikogu istungil, teine asi on see, mis toimub kuskil koridorides ja et neid kohti ära panna on nagu palju ja loomulikult, et sellel hetkel, miks kui me räägime täna naljast, on ju, et sellel hetkel ei tundu see üldse naljakas, mis toimub. Et sellel hetkel tõmbab nagu kas klimbikurku isegi või tekib selline viha, et tead, saaks kuskile panna. Mida sa siin õiendad? Ise väänasite meil automaksu mis iganes just. Et siis, aga tagantjärgi tuleb seda võtta huumoriga, sest et kui sa jäädki viha kandma või kuidagi jääb sul käsi rusikasse või sa jäädki nagu neid solvanguid alla neelama, kogud enda sisse seda sappi, siis sa põled läbi kiiresti. Ja see ei ole ainult poliitikas, see on ju ka teatris, et need emotsioonid, mis teater ja poliitika on tegelikult väga sarnased, ausalt öeldes. Mängureeglid on üpris sarnased. Jah, nagu lavad on erinevad, aga mängureeglid on nagu üpris sarnased. Igal pool on primadonnad, kellel on töölepingus kirjas see, et nad peavad olema kõrgid ja upsakad. Ei igal pool. Ja igal pool on intriigid. Igal pool on intriigid, igal pool on ärapanemist ja see on paratamatus. Mina üksinda seda maailma ei muuda. Aga kui sa neid solvanguid või seda pettumust või rünnakuid liiga tõsiselt võtad, siis sa põled kiiresti ja sa kibestud ja see on kõige hullem asi maailmas. Ja ma olen alati endale öelnud,
sõpradele, lähedastele, et kui ma mõnda teemat juba liiga palju räägin, kui te näete, et ma hakkan muutuma kibestunuks, palun öelge, sest et kibestunud inimene on kõige õudsam inimene maailmas, sest see inimene ei näe enam ei huumorit, ei endas ega ka teistes või elus ja see on lõpu algus. Kibestumine on lõpu algus. Poliitika on viimasel ajal, ütleme 10-15 aastaga. Enam-vähem selle ajaga, kus sa seal volikogus oled olnud aastast 2009, eks ole. 2009, jah. Kui me võtame sellise Eesti tasandil poliitika. Ta on voolanud üle nende volikogude, üle riigikogude servade. Ta on juba peaaegu, et jõudnud iga perekonna õhtusöögi lauda, eks ole. Kui palju sul on keikadel olnud selliseid juhtumid? Mis? Sa oled jorav? Mina sind ei kuula. Mine laula oma Jürgen Ligile laula, tead, seal Ansipile mine laula. Ei ole, õnneks ei ole. Õnneks ei ole ja ma loodan, et ega ei tule, sest et ma selgelt ka eristan need ametid, on ju, ja mul ei ole ainult 2 ametit. Ma ei ole ainult ju artist ja poliitik, et ma tegelen ka näiteks ju produtseerimise korraldustööga. No sa oled mees, kes on ette näide, kes palju teeb, see palju jõuab. No, sellega ma olen nõus, ma palju teen, aga kas ma palju jõuan, see nüüd nagu... Ma juba ühe komplimendi tegin ära rohkem nori. Aga et mulle väga meeldib korralduslik pool, on ju, et ma olen korraldanud Tartus 8 aastat Tartu päevasid. Eelmisel aastal oli Põltsamaa veinipäevad, selles korraldusmeeskonnas oli nüüd, just oli hiljuti aastavahetuse Ball Estonias, kus ma olin nii-öelda korraldajana. Et see korralduspool, et ma tahan sellega öelda, et neid ameteid on mitmeid mul ja see ongi normaalne, et inimesed proovivad kätt mitmes vallas. Et selles mõttes ma üritan neid nii-öelda eraldi hoida. Ja teisest küljest see ei lase, eks ole, sul ka ühes valdkonnas väga pikalt viha pidada, et ma nüüd solvasin ja siis ma lähen koju ja siis ma olen solvunud ja siis ma lähen hommikul sinna samasse kohta tagasi selle sama solvumisega. Just, et ma tahtsingi seda öelda, et teatris olles puhkan ma võib-olla siis poliitikast ja poliitikas olles puhkan ma teatrist, või siis korraldustööst, et need ametid on tore pidada, tore ennast arendada, see on põnev ja kui palju põnevaid ja kui palju inimesi ma tutvun, et see on jällegi see inimestega suhtlemine on kõige huvitavam ja need valdkonnad on erinevad ja inimesed on selles ka erinevad, et tore on nii-öelda omada kõige paremas mõttes siis erinevate valdkondade eksperte oma tutvusrindkonnas, et ma ei läbi ainult teatriinimestega, kes on ka väga põnevad ja toredad inimesed, aga meie ümber ühiskonnas on ju palju huvitavaid ja edukaid, andekaid ja põnevaid inimesi, kellega suhelda. Et mulle see kõlab võib-olla rumalalt või kuidagi lihtsameelselt, aga mulle meeldib inimestega suhelda. Kõlab jah natuke lihtsameelselt. Pisut, jah, ongi pisut lihtsalt. Jah, aga mulle tõesti meeldib suhelda inimestega ja kuulata nende lugusid. Mul ei ole probleem suhelda ükskõik millise valdkonna või ükskõik nii-öelda mis inimesega. Et see on, igal inimesel on oma lugu ja ega inimese lugu on üldjuhul väga põnev. Me oleme siin servamisi puudutanud ka sellist teemat nagu solvumine ja solvamine, eks ole. Seda tehakse tahtlikult, aga selle tahtlikult solvamise kõrvale on tekkinud ka selline iga hinna eest solvumine või vähemalt selle solvumise välja näitamine. Ja, solvumine on väga teema, absoluutselt. See on läinud aastatega jooksul on tullemaks, et vanasti solvuti vaikselt ja nurga taga omaette. Tänapäeval, jah, nagu... On masssolvumine, on solidaarsussolvumine, nemad on solvunud, me oleme ka solidaarselt solvunud. Ja siis on see tohutu selle solvumise väljanäitamine ja andestuse nii-öelda, või ütleme siis andeks palumise lunimine või nii-öelda siis vabanduste ootamine on ju. Et eks ta selline, see on meie olukord täna, see näitab meie mingisugust, kus me oleme oma nii-öelda kogukonna või ühiskonnaga, et see on paratamatu, sellel ei ole võimalik mingit väga selget hinnangut anda, et miks see nii on või mis on selle siis nagu lahendus, aga eks ta tuleneb sellest, et ikkagi meie
virtuaalmaailmast või meie siis sellest nii-öelda nutindusest, et me plärtsume ju väga kiiresti oma mõtted seal välja. Seda esiteks ja teiseks see jõuab sekundiga igale poole. Ja kui sa selles esimeses täiesti siiras vihahoos. Ja oledki viha, võib-olla lugesingi kogemata valesti, on ka see täiesti võimalik. Lugesingi kogemata valesti ja kirjutasin ära ja võib-olla ma tahan 30 sekundi pärast, kui ma seda ekraanilt loen, ma tahan parandada. Sellest on selleks ajaks screenshot tehtud, eks ole. Just see on juba läinud. See on ka läinud. See ongi see, et kui me täna siin oleme koos, ma ütlen sulle täna, eks ole, ütleme, et kaameraid ei ole, ütlen sulle siin vestluses, eks ole, tead, ausalt, tõesti, eks on ju. See jääb meie vahele ja verbaalses vestluses ta nii-öelda ta ei lähe lendu, ta nii-öelda, ma ütlesin sulle ära kõik. Kukub maha, jah. Kukub maha. Aga kui ma sulle nüüd ütlen Facebookis, käib, siis on avalikult, siis on ta nüüd läinud, eks ole. Ja see näitabki seda, et me ei mõtle võib-olla enam, mida me tähendab selles mõttes, et inimesed ikka ütlevad asju mõtlematult. Lihtsalt nüüd on sellel lihtsalt see kaal, et isegi kui sa mõtlesid ümber, siis sa enam tagasi midagi võtta ei saa. Kui palju see paneb sulle peale enesetsensuuri? See ongi kogu aeg, sa oled ju kogu aeg, et mitte küsimus ei ole siis, kui sa räägid nii on ju juttu intervjuus, et sul on see enesetsensuur peal, või tegelikult ükskõik, kus avalikus ruumis sa oled, sul peab olema see enesedistsipliin kogu aeg peal, sest et iga hetk võib keegi filmida, pildistada, kirjutada kuhugi, öelda midagi ja seesama solvumine on inimestest, ega mul endal, ega ma tegelen isegi samamoodi endaga. Ma ka väga tihti solvun. Et see solvumine käib kiiresti ja sööst solvumine. Midagi on toimumas. 0-100 sekundiga. Inimesed on ärevad ja inimesed on, see on ka mõistetav, et inimesed on kuidagi ja see tegelikult paneb väga suure pingi alla ka nalja tegemise. Sest et kui vanasti, mis ma räägin nagu mingi vana inimene, ühesõnaga. Sa 36. Vanasti. Ei. 36, jah. Vanasti, tähendab, mina olen alati olnud teadmisel. Nalja võib teha, kui on hea nali, võib teha kõige üle, ükskõik mille üle. Kui ta on hea maitsekas nali, sa võid ükskõik millest teha. Tabu ei ole. Tabusid ei ole. Sa võid ka sõjast nalja teha selles mõttes. Et kui sa teed kui see on hea nali, et sa võid ükskõik mis teemal teha nalja. Täna ma pean olema väga ettevaatlik. Kas ma ikkagi võin kõigest ja kõigi üle nalja teha, sest et see tsensuur on väga tugev peal, et äkki ma solvan kedagi. Enesetsensuur on viimast selleni, kui sa võib-olla tahaksid kunagi oma lemmikraamatut Pullerbi lapsi lavastada. Olen täpselt sellise ettepanekuga teatrile teinud. Ma ei teadnud seda. Väga huvitav kokku võtta. Nii, ma lihtsalt scrollisin su Facebooki, eks ole, vaatasin, et Pullerbi lapsed, minu lemmikraamat ka. Lindgreni loomingust vähemalt, jah. Ja siis hakkad seda lavastama, siis mingi hetk sa hakkad mõtlema, et huvitav, et aga vaata Liisa seal laulab, eks ole, et kogu aeg, et nüüd rootslased tulevad mürinal kõik. Et aga kas ma ikka võin seda kasutada? Esiteks, eestlastele tuletab see meelde Rootsi okupatsiooni aega. Teiseks, see kõlab praeguses kontekstis ju nagu ähvardus, eks ole, et äkki ma pean selle välja kärpima. Ja üleüldse, et kuidas seda perekonda siis seal näidata. Ühesõnaga, me hakkame mingil hetkel ennast tsenseerima täiesti jaburate asjadega. No aga see on ehe näide üle mõtlemisest, mis on ka meie tänapäeval tänasele nagu olukorrale väga vastav, et me mõtleme väga palju üle, et seda, mida seal ei ole mõtet nii-öelda mõelda välja endale. Et loomulikult me ei saa inimesi, nagu ma olen öelnud, muuta ja me ei saa inimesi keelata mõtlemast, mida nad soovivad, aga nojah, huvitav koht jälle, et lavastajana või kui dramaturg paneb kokku, sa pead mõtlema selle peale, et keegi ei loeks sealt välja mingisuguseid alltoone, mida ei ole mõeldud, eks ole. Aga lõppkokkuvõttes, jah, nagu sa ütlesid, me ei ole kaitstud selle eest. Tähendab selles mõttes, et kui
kui keegi loeb midagi sellist sealt välja või kuhu iganes mõtleb oma ideedega, siis noh, see on ikkagi eelkõige tema probleem. Et mina ei usu, et see Liisa laul päris nüüd sellest räägib, et Rootsi okupatsioon peaks tulema. Et iga inimene näeb, mida ta näeb, aga ühte head lugu ei tohi ülemõtlemisega ära lörtsida. Ühtlasi luges Liisa, kui ma õigesti mäletan, une alla Rootsimaa sõdasid, eks ole, mis tuletab ka meelde, eks ole, impeeriumit, kuidas valitseti tervet Läänemerd, eks ole, ja anastati kaugeid maid. Ja, aga see on ju rootslased ja Rootsi võivad olla, ma arvan, ikkagi ka uhked oma ajaloo ja oma kuningate üle. Et ma arvan, et nii nagu meie eestlastena peame oma ajalugu teadma ja oma ajaloo suurkujusid meeles pidama, siis ma arvan, et iga rahvus tegeleb täpselt samade temaatikaga, ehk siis patriotismi ja ajaloo tundmisega, et meie ei pea olema teadlikud Rootsi ajalust, aga me tegeleme siis oma riigi oma minevikuga. Nii et mida see Liisa siis valesti tegi, kui ta tutvus oma rahvuse minevikuga? Seda enam, et rootslaste ja eestlaste saatused on nii mõnelgi korral, eks ole, paralleelselt jooksnud ja põrkunud ja ma ei väsi nagu muigamas selle üle, et kuigi Rootsi aega jäi siinse kandi kõige suurem näljahäda viimane, eks ole, ja viimane kõige suurem katk. Millegi pärast ikkagi... Vana hea Rootsi aeg. Aga millegi pärast me seda me ei mäleta. Me ikkagi räägime Rootsi ajast kui ikkagi ühest ilusast ajast. Jah, just nimelt, sest pärast seda tuli Vene okupatsioon. Ja see ongi, kui sul on valida hull ja veel hullem, siis jääb see hull aeg ikkagi täiesti positiivsena meelde, kui otsa tuleb veel hullem. Kas loba ajamine hoiab inimesed terved? Kindlasti. Üldse inimestega niimoodi vestlemine hoiab mõistuse korras. Me oleme praegu põhimõtteliselt olnud peaaegu tund aega sanatooriumis. Jah, ja millises vaikuses. Selline mõnus vaikus. Et kõige hullem ongi see, et sul võib olla väga hea vestlus inimesega, väga intelligentse ja haritud ja ma tükk aega ootan, millal see kompliment vastu tuleb, eks ole, jah? Ja sellise hea huumorisoonega inimesega, aga segajaid on nii palju kogu aeg. Kas telefon heliseb või tuleb mõni sõnum, eks ole. Keegi läheb mööda, aga täna sa ju sundisid telefoni mul hääletuks panema, sinu telefon on kinni, telefonid on väljas, akned siin pole ja sa saad keskenduda ainult kuulamisele ja kuulamisele, sinu kuulamisele ja enda mõtetele. Et selline tund aega spaad, see oli praegult väga tervislik ja tervendav, aitäh. See on küll praegu natuke luiskad, aga ma teen näo nagu usuks. Millist osa ma luiskasin? Kõike. Telefonid olid ju väljas ja siin on ju vaikus. Aitäh sulle. Aitäh.